täna siis on plaanis teha broileri köögivilja lasanjet. Alustan siis praegu kastme tegemisest. Samamoodi panin siis õlisooja, siia 1 tükeldatud sibul, siis 3,5 lusikat, supilusikat jahu, vähemalt 1,5 liitrit vett ja siis ka paneme natukese piima, 1 liitri jagu ja siis juba juustud ka sisse. Ja nüüd lisame piima, 1 liitri jagu ja me ootame, eks ju, kui ta pakseneb, läheb keema vaikselt ja siis kogu aeg niimoodi lisan juurde. Samal ajal panen siin nüüd panni sooja, siis panen ühe pakitud sibula sinna pruunistuma. Ja kui on juba natuke värvi võtnud, siis ma panen siia ühe paki broileri fileetükke. No nii, nüüd on siis piim ka pandud ja näitan siis seda. Panen siukse knorri lasagnepulbri, ühe siia, ühe paki ja siis mul on siukene knorri, kõrvitsa pulber, kõrvitsa kastme jaoks. Panen ka selle siia, kuna mul siis on köögivilja broileri lasanje. Siis ma kõik selle, siis ta natuke haudub ja hakkan juustu siia lisama. See kaste võib olla nüüd ka natukene vedelam, sellepärast et siis on ta parem. Katab need lasagneplaadid kõik ilusti ära. Kuivaks ei tohiks jääda. Paneme natuke veel piima. Sibul ja kana on pannil. Siia ma nüüd panen natukene soola ja pipart. Soola panen 1,5 teelusikat. Natukene pipart ka. Ja varsti panen siis, mul on pakk neid külmutatud köögivilju, kus on siis helikapsas, porgand ja brokkoli. Nii, panin ikka siis köögiviljad pannile, autan ilusti need läbi ja varsti hakkame ka juustu lisama kastmele. Nii, nüüd ma hakkan siis kastmele juustu lisama. Mina panen siia ühe paki sulatatud juustu. Ostsin selle siis Lidlist. Ja täitsa tavaline, originaal, ilma mingisuguse maitseta. Panen selle kõik siia sisse. Nii, nüüd segan ta kõik läbi. Et kui ta on nagu ära sulanud siin sees, siis ma ka maitsen natukene. Kas on ka mingit soola äkki vaja panna? Tavaliselt ei ole, aga oleneb ka teie maitsest. Kui te saavate soolasemat toitu, siis panete juurde ja kui ei, siis pole vaja. Et see juust ja need kastmepulbrid, need annavad juba ise väga head maitset siia. Ja mina olen ka lisanud veel siia mõned tavalised juustuviilud ka. Panen siia sisse sulama. 4-5 juustuviilu. Mul ka siis tavaline kaudajuust, ka siis Lidlist. Panin siia sisse ja nüüd ootan, kuni ta täiesti ära sulab siin sees. Ja siis saamegi hakata pannile toitu panema, et saaks ahju panna. Kõigepealt läheb siis kaste, siis lasagneplaadid, siis läheb siis kana ja köögivilja segu, siis jälle natuke kastet, plaadid, niimoodi vaheldumisi ja kõige peale jääb siis kaste mul. Ja nii, kõigepealt tõstame siis ahju pannile kastet. No mina panen siia 3 kulbitäit kindlasti. Kataks selle põhja ilusti ära. Nüüd hakkame lasagneplaate laduma. Siis tavaliselt panen niimoodi ääred ja nurgad siis panen murtud osadest
Ja nüüd paneme siia peale siis selle kana ja köögiviljasegu. No nii, nüüd jälle kastet. No 3 kulbitäit jälle kindlasti siia. Ja siis jälle need plaadid. No nii, ja nüüd jälle siis see köögivilja ja kanasegu. Ja jällegi kaste. Aga siis 3 kulbitäit. Oleneb ka muidugi teie plaadi suurusest. Minul on näiteks nüüd tuleb viimane kiht lasanje plaate ja siis kõige peale panen jälle kastme. Niimoodi. Ma näitan ka, mis plaate siis ma kasutan, et sain need siis Maximast ja need on päris head. Et need Veldone omad, mul nüüd jäigi sutsu puudu, panin siin Veldonet juurde, nagu näete, on värvivahe ja ta on päris paks ja kõva, aga see on siuke mõnus ja ta saab palju paremini ja kiiremini ka valmis. Nii, nüüd ma panen selle ülejäänud kastme siia ära ja läheb ta siis ahju. Minul on niimoodi, et mul on ahi 200 kraadi juurde siis ära soojendatud. Nii, panen ta ahju ja keeran ahju 150 peale. Ja sedasid on 20 minutit. Ja mina hakkan siis tulema selle kraadiga ülespoole. Siis ma keeran juba 180 peale. Samamoodi 20 minutit. Ja 200-ga kõige viimasena siis ma lasen nii kaua, kui ta on ilusti pruun ja valmis. Ja küpsenud. Et seda peate nüüd ise jälgima. Pärast ma teile näitan, milline minu oma siis välja näeb. Nii, tõstin ta siis vahepeal siin ahjust välja. Enne siis kuumuse suurendamist. Ja toksin teda natukene siis mis on need kohad, mis on üles tõusnud allapoole. Et siin on, mis ei ole kastmega kaetud ühesõnaga. Ja panen ta siis uuesti ahju ja panen ta siis nüüd 200 juurde. Ja 15 minutit kindlasti hoian ja siis võib vast sööma hakata. No nii, mina võtsin nüüd toidu ahjust välja, selline ta siis sai.